Head kuulajad ja vaatajad. Oma eelmises kommentaaris vaatlesin, kuidas end suureks sõjaks häälestav Euroopa Liit suudab ühiskaitse edendamisel juba 4. aastat sisuliselt paigal tammuda. Täna soovin aga pilti mõnevõrra ahendada ja keskenduda Eesti nukra olukorra mõnedele lähemat tähelepanu väärivatele aspektidele. Kuigi nädal tagasi juba käsitlesin Eesti õhuruumi väidetavat rikkumist Venemaa hävitajate poolt, tuleb sellel vahejuhtumil veel kord peatuda. Sest see pealtnäha tehniline juhtum omab tegelikult märksa tõsisemat tähendust. NATO lepingu artikkel 4 järgsete konsultatsioonide taotlemist ja ÜRO Julgeolekunõukogu istungi kokkukutsumist nimetati meie meedias ja ka asjaosaliste endi poolt Eesti diplomaatia suureks võiduks. Tegime seda esimest korda oma ajaloos ja sellega saime justkui olulise märgi maha. Välisminister Margus Tsahkna ebakindel, väriseval häälel tehtud sõnavõtt pidi skemaatilistele joonistele toetudes veenma maailma, et Venemaa tuleb juba NATO kallale. Olgem ausad, tegelikult see päris nii siiski ei ole. Need arvutipildid, mida Tsahkna Julgeolekunõukogus esitles, ilmselgelt ei ole mingid tõendid. Väite vastupidist on lihtsalt naeruväärne, toimivat intellekti solvav. Seejuures jääb täiesti arusaamatuks, et kui Eestil reaalselt on tõsiselt võetavad tõendid, mis kinnitavad piiri rikkumist, siis miks neid avalikult välja ei käida? See peaks ju olema Eesti esmane huvi, et meie süüdistused on vettpidavalt tõendatud ja et keegi ei saa neid seega kahtluse alla seada. Kui Venemaa hävitajad viibisid Eesti õhuruumis kokku 12 minutit, nagu Tsahkna Julgeolekunõukogus väitis, siis mis takistab jagada nii kodumaise kui ka rahvusvahelise meediaga reaalset radaripildi salvestust neist 12 minutist ja ka neile eelnenud ja järgnenud minutitest, kus nähtuks kõnealuste hävitajate täpne paiknemine konkreetsel ajahetkel. Veelgi veenvam oleks jagada nii Eesti kui ka Soome vastavate radaripiltide tõestatult autentseid salvestusi. Tõsiselt. Miks ei ole seda siiani tehtud? Just samuti tekitab jätkuvalt küsimusi Vene päritolu kokkulepitud petudroonide eksimine Poolasse. Soodsat narratiivi rikuvad nii Minskis saadud eelhoiatus, Varssavi järsk keeldumine infovahetusest Moskvaga, kui ka asjaolu, et potentsiaalseid inimohvreid oleks võinud põhjustada mitte lõhkepeadeta drooniparv, vaid hoopis jõuline tõrjeaktsioon. Tagantjärele said ka pikaldasema mõtlemisega inimesed aru, mida võis tähendada USA president Donald Trumpi krüptiline sotsiaalmeedia postitus, kus ta küsis, et mis värk nende Poola õhuruumi rikkunud Vene droonidega nüüd on. Et kas hakkab aga jälle pihta. Ühtäkki olid aga väidetavad Vene droonid pea kõikjal Euroopas ja meedia aitas surnumat ja nägudega esinenud riigipeadel luudeni lõikavat hirmutrummi põmistada. Nagu tänaseks on selgunud, oli paljudel juhtudel tegu kas süütute tavakasutajate või, mis märksa tõsisem, otsesõnu väljamõeldistega. Isegi Delfi vahendab, et Taanis pole endiselt kindlaid tõendeid, et lennuväljade kohal üldse mingid droonid lendasid, rääkimata tõenditest, mis seoksid väidetavad droonid Venemaaga. NATO lepingu artikkel 4 näeb ette konsultatsioonide pidamise ennast ohustatuna tundva liitlase palvel. Alates NATO loomisest 1949. aastal on aga vastav protseduur käivitatud vaid 9 korral. Nüüd aga taotlesid seda paarinädalase vahega nii Varssav kui ka Tallinn. Ilmselgelt püüdsid meie nupumehed tekkinud soodsat võimalust akent ära kasutades endalegi punkti koju tuua. Ehk osaliselt selleks, et ülimalt kehva sisepoliitilist olukorda välispoliitiliste manöövritega varjutada. Aga välist edu tumestab sisuline kaotus. Käivitatud psühholoogilise operatsiooni telgitagustega rohkem kursis olev NATO peasekretär Mark Rutte võttis peaminister Kristen Michali ette nagu poisikese ja informeeritute sõnul tõstnud tema peale ka korralikult häält. Eesti isetegevus ei sobitunud toimivasse operatsiooni ja Rutte andnud ootamatu jõulisusega teada, et liiga kergekäeline artikkel 4 käivitamine lahjendab alliansi tõsiselt võetavust. Ehk NATO peaks olema liiga sagedase häire tõstmise suhtes ettevaatlik, sest vastasel juhul kaotab meede kiiresti oma mõju. Mõistagi käitus peasekretär avalikkuse ees kogu protsessi vältel Eestit toetavana. Avalike suhete kuvandit tuleb hoida. Siiski rõhutas NATO endine abipeasekretär Giedrimas Jeglinskas, et artikkel 4 protseduur on mõeldud märguandeks, et allianss võtab toimunut tõsiselt, aga see ei ole mängimiseks. Et sõnum jõudis kohale, sellest annavad üheselt märku meie riigikaitse eest vastutajate järgnenud reaktsioonid.
Kui eelnevalt olime harjunud kuulma koondnarratiivi Venemaa tükkideks rebimisest, põlvili surumisest, ennetavatest löökidest ja vastase sandistamisest tema koduõuel, siis nüüd leiti üles vagur ja tasakaalukas noot. President Alar Karis soovitas hoida Vene lennukite teemal pea külmana ja järgida kommunikatsioonis ettevaatlikumat joont. Kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo arvates olnuks aga Vene hävitajate allatulistamine strateegiline viga, mida poleks tõenäoliselt mõistnud ka paljud meie liitlased. Veelgi enam, Merilo sõnul olnud see strateegiline viga, mille mõjud oleksid olnud meile oluliselt halvemad kui intsidendi lahendamisel saavutatud diplomaatiline võit. Pealegi, Vene hävitajad ei kandnud relvi maismaa sihtmärkide hävitamiseks, mistõttu ei kvalifitseerunud need vahetu ohuna. Niisiis, nagu Merilo ka avalikult kinnitab, oli nii sõjalises mõttes kui ka eraldi episoodina võttes tegemist kergeloomulise juhtumiga. Tähendab, ei tulnud Venemaa ega ka plaaninud tulla NATOle kallale. Aga meie omad ikka eeldavad ja loodavad, et tuli või vähemalt plaanis tulla. Seetõttu hõisatakse, et USA on Eesti jaoks relvade müügilimiiti oluliselt suurendanud. Peatselt saame osta lisaks nii HIMARS-eid, ATACMS-e kui ka uusi pikamaa-rakette PRISM. Tõsi, 2022. aastal sõlmitud €500 miljardi lepingu mahu tõstmine 4,7 miljardi USA dollarini on vaieldamatult suur asi. Jutt käib ju koguni 10-kordsest kasvust ja meeletust rahast. Aga kui valmis oleme me Eesti territooriumil toimuvaks sõjaks tegelikult? Ma mõtlen päris sõjaks, mitte Exceli tabelites läbimängitavaks. Näeme, et laiapindsele riigikaitsele on viimase 5 aastaga eraldatud kokku €500 miljardit. Raha on saanud kapo, investeeritud on küberkaitsesse, pääste- ja hädaabiteenustesse, idapiiri tehnikasse, näpuotsaga pudistatud varjumise registrile. Ometi pole laiapindse riigikaitse rahastusse mahtunud paljud elanikkonnakaitse esmatasandi teenused. Mäletatavasti kukkus kevadel läbi ohuteavitussüsteemi testimine. Ilmnes, et ligi 1/3 sireene ei käivitunud üldse, kaasa arvatud need, mis pidanuksid ohust teavitama Toompeal. Veelgi sandimad on aga lood evakuatsiooniga. Selle üliolulise küsimusega tegelemiseks Siseministeeriumis endiselt vahendeid pole. Juba 4. aastat õpime igapäevaselt Ukraina sõja kogemustest, aga nähtavalt targemaks pole küll saanud. Loodavate kriisivõimete püsikulude katmist plaanitakse arutama hakata alles millalgi järgmisel aastal. Kordan, tänaseks oleme laiapindsele riigikaitsele kulutanud €500 miljardit ehk €500 miljonit. Aga elanike kaitsest me natukenegi tõsisema näoga ikkagi rääkida ei saa. Mis sest, et olukord väidetakse olevat dramaatiline. Siseminister Igor Taro korraldas hiljuti efektse meediahäppeningi, kus lasi kõlada õhuhäire sireenil ja kuulutas siis, et varjumiseks on 3 minutit. Kuhu lähete? Mida teete? Seda muidugi eeldusel, et teie viibimispiirkonnas üldse sireen käivitub. On teil see läbi mõeldud, küsis minister. Taro ise oli sunnitud tunnistama, et paljudel Eesti inimestel pole isegi varianti surmava ohu korral kuskile turvalisse kohta jõuda. Enamus elanikkonna kaitset puudutavatest projektidest on jätkuvalt püsivate rahastamislubadusteta, saadu ja ettenähtavalt saadav katab vaid 10% Päästeameti vajadusest. Vast kõige hullem ongi perspektiivi puudumine. Tuleb nõustuda, et kui showmees Taro küsib inimestelt nende 3 viimase minuti kohta, siis peaks temalt endalt küsima järgmise 3 aasta kohta. Siinkohal tasub aga meenutada ühte olulist momenti. Nimelt, tänavu juunis toimunud NATO Haagi tippkohtumisel lepiti kokku 2-osalises kaitsekulude sihis. 3,5% SKT-st sõjalisele ja 1,5% laiapindsele kaitsele. Sellel valemil rajaneb ka palju räägitud 5% saavutamise võimalus üleüldse. Võetud kohustuste raames peaksime niisiis tervelt 1,5% oma SKT-st suunama laiapindsele kaitsele. Aga täna, esitades uhkusega sõjalise kaitsekulude murrangulist kasvu koguni 5,4% SKT-st, vaikitakse nohisedes maha Eesti inimesed, ehk need, kelle jaoks see hirmkallilt kaitstav riik on ülepea rajatud. Jah, sõjatööstusootuste aspektist ei mängi see muidugi mingit rolli, kuid näpuga järge ajades tuleb tunnistada, et nii käitudes ei täida me NATO Haagi tippkohtumisel seatud olulist eesmärki. Täiesti tuimalt rikume kokkulepet ja jätame täitmata võetud kohustuse. Vahepeal voolab aga raha nagu ikka igale poole ja on keeruline mõista, kuidas peaks rindele suunduva Eesti mehe võitlusvaimu suurendama teadmine, et tema pere jääb sisuliselt kaitseta.
2026. aasta riigieelarves on küll nähtud ette koguni 26 miljonit eurot eestlaste kaitsetahte edendamiseks, ent kardetavasti ei pruugi propagandast üksi piisata. Sest vahetu füüsilise julgeoleku puudumisele lisandub paraku veel ka esmase varalise kindlustunde aspekt. Paraku ongi reaalselt nii, et kui meie sõdur peaks täna rindel langema, siis peseb kehtivate seaduste kohaselt riik siingi oma käed puhtaks. Meie mitmete järjestikuste valitsuste korrutatava mantra kohaselt oleme juba 4. aastat sõjas. Aga kehtiva õiguse kohaselt mobilisatsiooni korral tegevväelasele mõeldud rahuaegsi tagatisi ei maksta. Ehk kui mobiliseeritu, see tähendab karistuse ähvardusel rindele saadetu hukkub, ei saa tema lähedased riigilt mitte mingit hüvitist. Pole lihtsalt ette nähtud. Punkt. Märkimisväärselt parem pole olukord ka siis, kui mobiliseeritu saab raskelt vigastada ja muutub osaliselt või täielikult töövõimetuks. Siis vabastatakse ta lihtsalt teenistusest ning talle kohalduvad üldised sotsiaaltoetused ja teenused, mida on riigil võimalik sõja ajal pakkuda. Vaevalt neistki siis palju alles jääb. Rahuaja riskide maandamiseks on pangad ja kindlustusseltsid töötanud välja erinevaid paindlikke kindlustustooteid, ent sõjaga pole arvestatud ega arvestatagi. Vastupidi, mitmed juhtivad kindlustusandjad osutavad, et sõda on nende kindlustustingimustes selge välistus. Näiteks kodulaenu, mobiliseeritu surma või töövõime kaotuse korral ei kaeta. Nagu sellest oleks vähe, võtab Kaitseressursside Amet veel manitseda, et ega sõdur pole siis ainuke, kes sõja korral riigis kannatab. Muidugi mitte. Otsese haamrilöögi all oleme kõik, eestkätt rindel võitlejate pered. Jah, see on taas üks näide meie riigiaparaadi esindajaid aina sagedamini iseloomustavast ülbuse ja mõistuse varjutuse kombinatsioonist. Tulla välja sellise jutuga, et karistuse ähvardusel rindele saadetud mehed on ohtudes, millega neil tuleb silmitsi seista samal pulgal kõigi teistega, see nõuab tõesti erakordset häbematust. Kõrvalepõikena võiks aga küsida, miks ei võiks reaalselt kaitsetahte eest hoolitsedes võtta riik vastu seadust, mille kohaselt rindel hukkunud sõdurite kodulaenud teatud summa piires lihtsalt tühistatakse. Vastava tahtmise korral oleks riigil täielik voli seda teha. Aga muidugi on pankadel vastupidine huvi ja karta võib, et pankade huvi kaalub rindel hukkuvate sõdurite ja nende perede huvi lihtsalt üles. Samal ajal tõstab aga Kaitseministeerium koguni 88 miljoni euro eest palku ja värbab 100 uusi töötajaid. Ministeeriumi haldusalas kasvab palgakulu lausa 42%. Võrdluseks olgu mainitud, et kogu rahahädas ERSO aastaeelarve on 3,8 miljonit eurot ehk 23 korda nimetatud palgatõusudest väiksem. Nagu ministeerium selgitas, on niisugune palgatõus möödapääsmatu, sest olemasolevate ja uute sõjaliste võimete väljakujundamise ja alalhoidmise aluseks on pädev, põhjalikult ettevalmistatud ja pühendunud personal. Iseenesest on see selgitus muidugi arusaadav, aga samas tuleb taas märkida, et isiku koosseisu planeeritava suurendamise kõrval on kaitseväes praegugi puudu umbes 500 tegevväelast ja 420 tsiviilteenistujat. Pandeemia hullusest teenimatult ametist vabastatuid aga tagasi kutsuda ei kavatseta. Vähemalt ei julgeta sel teemal siiani avalikult rääkida. Tunnen isegi mitmeid väga häid ja kompetentseid mehi, kes tõrjuti toona külmalt kaitseväest ja teistest jõustruktuuridest kõrvale ning keda ei ole siiani tagasi teenistusse kutsutud. Vabandamisest või kompensatsiooni maksmisest rääkimata. Ehk nii ongi. Sedasi meie riigis asjad käivadki. Ühelt poolt soovitakse tohutut lisaraha, kümneid ja kümneid miljoneid kompetentsi kasvatamiseks. Teiselt poolt heidetakse aga tippkompetentsi kehastavad inimesed külmalt kõrvale. Inimesed, kes on aastakümneid truult meie riiki teeninud. Ehk võiks siin olla teile üks tõsine mõttekoht, kindralleitnant Andrus Merilo. Ilmselt ootab kiire inflatsiooni tingimustes palgakasvu suur osa Eestist, aga Kaitseministeeriumi haldusala käsitletakse siin mõistagi eelisolukorras olevana. Samas oleks väär näha militaarsektorit maksumaksjatel kokku roobitsetud raske raha põletusahjuna. Üldsegi mitte, selgitatakse meile. Nagu hiljuti teatas kaitseminister Pevkur, tõi sõjaline riigikaitse Eesti majandusse ligi 500 miljardit eurot. Jah, kuulsite õigesti. See mitte neelas raha, vaid tõi seda juurde. Meile koguni seletatakse, et sõjalise riigikaitse panus Eesti majandusse oli eelmisel aastal aegade suurim. Kui kaitseeelarve ise koos välisvahenditega ulatus üle 1,5 miljardi euro, siis kaitseinvesteeringud ja majanduskulud moodustasid sellest umbes 1,1 miljardit eurot.
Sellest omakorda jõudis Eesti majandusse konkreetsemalt 2591 ettevõtte kontodele 490 miljonit eurot. Ja see, mida me siis hindame, et kui palju me majandusse saame reaalselt tagasi tuua, puudutab siis eelkõige kaitseinvesteeringuid ja majanduskulusid. Ja kaitseinvesteeringutest ja majanduskuludest circa pool või ligi pool, ehk siis ligi pool miljardit tuli Eesti majandusse tagasi. Et see on oluliselt rohkem kui aasta varem. Vot see on tõesti Kass Basilio ja rebane Alice'i vääriline eduvalem. Matad maha 1500 miljonit ja üles kaevad 490 miljonit. Kuigi 3 maha maetud mündist säilib niisiis heal juhul vaid üks, olevat raha seest otseses mõttes nagu maast leitud. Rääkimata sellest, et suur osa sellest rahast on ju laenuraha, nagu ka sellest, et osutatud 100 miljonid ei lähe lihtsalt abstraktselt Eesti majandusse, vaid suunatakse ikkagi konkreetselt kaitsesektoriga seotud ettevõtetele. Neile samadele, mille palgale on kolinud oluline osa Kaitseväe ja Kaitseministeeriumi varasemast tippjuhtkonnast ja ka nende sõpradest. Sellal, kui kaitseminister harrastab eelarvestatistilist numbrimaagiat, on päriselt kaitsetööstuse arengust huvitatud ettevõtjad aga tõsiselt mures. Ostes mustalt turult hingehinnaga kõikuva kvaliteediga lahingumoona, on meil aastaid räägitud vajadusest tõmmata käima oma moonatootmine. Kaitseministeeriumi kaitsetööstuse erinõunik, omal ajal Rail Balticu Eesti projektijuhina kurikuulsus kogunud Indrek Sirp armastab rääkida riigi poolt vähemalt 50 miljoni euro eest rajatavast kaitsetööstuspargid baastaristust. Aastad aga lähevad ja kindlust endiselt ei ole, sest riik ei anna täna ühtegi garantiid, et toodangut ka ise ostab. Ja miks peakski andma? 5,5% SKT eest ostame mida ja kust tahes. Küll aga on riik juba ette rehkendamas ettevõtetelt tulevikus kasseeritava raha mahtu ja tuluridasid. Hoonestusõigusega kasutatava looduskaitsealuse maa eest, samuti tooraine ja moona ladustamise eest. Ka on ettevõtjad kohustatud tehnilise järelevalve ametile näitama, millised ohutasemed toodetaval moonal või lõhkeainel on, kuid samas pole teada, kes ja kuidas Eestis vastavaid ohutasemeid määrab. Samuti peavad Eesti kaitsetööstuse ettevõtted täitma lõhkeaine või pürotehnilise vahendi käitlemiseks vajalikke eeskirju. Osa selleks vajalikke toiminguid pole aga üldse võimalik Eestis teha. Kuigi vajadus lõhkeaineid testida on teada juba 7-8 aastat, puudub meil siiani testimiseks vajalik labor. Tartu Ülikooli katsekoja hinnangul oleks see niivõrd kulukas, et palja ehku peale seda keegi rajama ei hakka. Niisugune jant, mida näeme haldussuutmatuse mustritena ikka ja jälle, ilmselgelt ei muuda Eestit investoritele ahvatlevaks ega ka tõsta sõjalise kaitse usutavust. Kasutades kindralleitnant Merilo sõnu, jätkame endiselt molutamist ja mingite imelike põhjuste taha pugemist. On ju selgelt näha, et valitsuse ja laiema riigikaitse valdkonna poolt levitatav narratiiv ei oma reaalse eluga usutavat puutumust. Ehk sõnade ja tegude vahel puudub hädapäranegi loogiline seos. See paneb taaskord küsima, kas meid valitsevad rumalad ja äärmiselt ebakompetentsed inimesed või juhinduvad sõjatrummi tagujatest riigilaustajad mingist varjatud agendast. Rõhutan, et see ei ole retooriline küsimus. Võimalikest varjatud agendadest rääkides tahan kommentaari lõpetuseks hüpata tagasi Vene hävitajate väidetava piiririkkumise intsidendi ja sellele järgnenud hüsteeriliste reaktsioonide juurde. Nagu eelnevalt mainisin, selgitab Kaitseväe juhataja nüüd avalikkusele, et Venemaa hävitajate allatulistamine olnuks strateegiline viga, mida poleks meie liitlased mõistnud ja mis oleks toonud kaasa väga tõsised soovimatud tagajärjed. Samas mäletame väga hästi, kuidas rida poliitikuid ja teisi arvajaid nõudis kirglikult just nende samade Merilo poolt meie strateegiliste huvidega vastuolus olevaks hinnatud sammude astumist. Ehk kõige ilmekamalt tegi seda 19. septembri Aktuaalse kaamera ankruna Astrid Kannel, kes lausa nõudis peaminister Michalilt vastust, miks ei astutud Venemaaga otsesesse sõjalisse konflikti ja millal seda ometi ükskord tehakse. Olen korduvalt selgitanud, et üks peamisi põhjuseid, miks ma neid kommentaare üldse teen, seisneb äratuntud kohustuses seista vastu programmile, millega meid üüritakse sõtta. Seejuures ei ütlema seda kujundlikult ega ka liialdatult. Vastupidi, juba pikemat aega on selgelt näha, et Eestis tegutsevad jõud, mis ihkavad Eesti kiskumist sõjalisse konflikti Venemaaga. Kuulge, miks me neist ühtegi alla ei lasknud?
see oleks Venemaale väga selge sõnum. Kas see tähendab seda, et need F-35, mis on tegelikult ju superlennukid ka, võivad reaalselt täna alla lasta Vene lennukid, kui on vaja? Kui nad homme on jälle siin. Ma küsiks ikka seda, et mis peab juhtuma, et me laseks nad alla? Igal asjal on oma parameetrid, et mina sooviks, et oleks venelastel selge, et neil oli isegi põhjus siia kolama tulla, mitte et jõuda selleni, et me hakkame need siin alla Neil on selge siis, kui nad alla lastakse. Ma lihtsalt mõtlen, et Vaindloo kohal on ohutum alla lasta kui Tallinna kohal. Niisugune sõjaihalus peaks tõstatama mõtlevates inimestes mitmeid väga tõsiseid küsimusi. Esiteks küsimuse sellest, kas nõudes Venemaaga vahetusse sõjalisse kokkupõrkesse astumist käitub Kannel ajakirjanikuna või hoopis poliitilise aktivistina. Vastus on ilmne, sest ajakirjaniku ülesanne ei ole oma vaadet peale suruda, vaid esitada küsimusi ja tuua seeläbi välja intervjueeritava seisukohad. Kui juhtisin sellise käitumise kohatusele ERR-i juhatuse tähelepanu, ei laekunud mingit reaktsiooni. Ehk vaikivalt kiidetakse seesugune aktivism Aktuaalses kaameras heaks. See omakorda tõstatab küsimusi seonduvalt sellega, kas Aktuaalne kaamera on ikkagi ajakirjanduslik formaat, millena seda esitatakse, või ehk on olulises osas tegu hoopis auditooriumi hoiakute konditsioneerimise ehk propagandainstrumendiga. Teiseks peaks aga tõusetuma veel tunduvalt tõsisem küsimus. Nimelt küsimus sellest, millega ikkagi õigustada sadade tuhandete vaatajatega ERR-i õhtuse uudistesaate eetris niisugust sõjaihalust, mis kompab reaalselt karistusseadustiku paragrahvis 92 sätestatud sõjapropaganda keelu piire. Kes ja miks riigimeedia kaudu selliste hoiakute võimendamist ja levitamist dikteerib? Me mitte ainult ei peaks kartma selliste küsimuste esitamist, vaid peaksime lausa nõudma neile küsimustele selgeid vastuseid. Sest kaalul on tõesti väga palju. Sündinuks hävitajate intsidendis Kanneli ja temaga kooris karjunute tahe, oleksime täna juba otseses ja kuumas sõjalises konfliktis Venemaaga. Seejuures ilma elementaarse võimekuseta seda sõda pidada. Sõjaihalus ja sõja õhutamine ei ole naljaasi. Vastupidi, see võib päädida ülimalt traagiliste meie rahvale ja riigile saatuslikuks saavate tagajärgedega. Mõelgem selle peale ja mõelgem väga tõsiselt. Tänaseks aga tänan ma teid kõiki kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Kuulmiseni!